Tere tulemast Teletorni ja tere tulemast Levirasse, et 5 aastat tagasi, kui ma ei eksi. 19 oli. No, ongi 5 aastat tagasi. Ja. Et olite ka siin ja siis me koos minu kolleegiga rääkisime siis kogu sellest tehnilisest poolest, et mis meil siin on saatjate ja antennide poole pealt, et täna see osa jääb vahele. Ja viimase küsimusena keegi saalis küsis, et oota, et mis siis nüüd Eestis selle digiraadioga saab, et kus kohas tol hetkel siis ma olin sunnitud vastama niimoodi, et Eestis huvi puudub, et tõenäoliselt teda ei ole tulemas, sellepärast et sageduspuudusi FM-i vaates nagu Eestis ei ole ja kuna turul huvi ei ole, siis Levira ise ei lähe ka teda nagu lihtsalt tehnoloogia pärast ehitama välja. Aga kõik muutus siis nüüd rohkem kui aasta tagasi, kui väga jõuliselt siis tegelikult hakkas erameedia ja kommertsraadio hoopis seda teemat nagu ajama. Ehk et Eestis siis Duo Meedia Grupp, kes nagu väga aktiivselt on toonud turule siis uusi raadioprogramme ja kes on siis hädas Eestis just eriti oma FM raadiosagedusaladega. Ja sealt nagu tekkis siis nendel see idee, et ikkagi oleks võimalik üle-eestilist riiklikku katvust saada kuidagi, et lahendaks ära selle probleemi siis digiraadio. Ja siis täpsemalt siis DAB+ tehnoloogia just, mis siis ka nüüd Eestis siis testimisel on. Nii et 28. november 2022 siis alustas esimene saatja Teletornis tööd. Mis seis Euroopas kogu digiraadioga on, et kui ennem seda aega, kui me nüüd alustasime testi, oli see Eesti oli ka siis valge laik, ehk et ei olnud huvi, ei olnud testimisi, ei olnud tegemisi. Jah. Et ei olnud huvi, mis selles mõttes, et seda vana tehnoloogiat või siis seda esimest põlvkonda DAB-i muidugi Eestis testiti ka päris pikalt. Aga too hetk oli siis siin kolm vastuvõtjat, kui te aktiivses testis oli ja ütleme seda. Ja ei olnud nagu seda kuulajaskonda ja hoiti teda eetris. Positiivne sellest on see, et kuna sagedused olid nüüd samad, siis filtrid, mis tol hetkel olid kasutusel, läksid meil näiteks koerus samamoodi täna kasutusse. Nii et saime siis olla ka taaskasutatavad. Aga Euroopas ühesõnaga kõik ehitavad täna, testitakse, arendatakse välja teenuseid, Prantsusmaal väga suured hanked käivad, suured maanteed, suured üleriigilised katvused ja asi areneb hästi aktiivselt. Norra siis oli esimesi, kes üldse siis analoogi välja lülitas, siis üleriiklikult läksid digi peale üle, tekkis kohe suhteliselt palju probleeme seal vastuvõtu poole peal, mägine, maa, tunnelid ja nii edasi. Ja lisaprobleem oli seal see, et kuna ühte multiplexi topiti sisse nüüd hästi palju programme, siis heli kvaliteet võrreldes FM-iga kukkus kohinal. Nii et sellega ei jäädud üldse rahule. Tuunisid ennast ümber, tegid muudatused ja täna on täitsa mõistlik lahendus seal ja analoograadio ei ole surnud, et analoograadio on siis sellised lokaalsed kommerts, kas mingi piirkonnaraadiod, ürituste raadiod ja nii edasi, mida endiselt ikkagi siis kasutatakse. Aga mis seis siis Eestis on? Eestis täna siis on aktiivne testperiood, mis kestab vähemalt selle aasta juuni lõpuni. On siis TTJA poolt ära kinnitatud viimane siis testlubade kehtivusaeg. Aasta lõpus toimus avalik konsultatsioon kogu DAB-i siis regulatsiooni ümber ja DAB-i tuleviku ümber, kus siis nii Rahvusringhääling kui kommertsraadiod kõik olid kohal. Ja sellest on olemas siis ka TTJA lehe peal minu teada avalik dokument, millega saab tutvuda, kust küll ei tehtud selgeid otsuseid, aga hetkel, kuna nüüd eriti just kommertspoole pealt ja viimasel ajal ka Rahvusringhääling on hakanud ikkagi huvis üles näitama, siis minu isiklik hinnang on see, et kuidagi see digiraadio enam ei kao Eestis ära.
et nüüd ta hakkab lihtsalt nüüd laienema, küsimus on see, et kas ta tuleb hopurraa nüüd üle riigiline katvus selliselt, nagu ta võiks olla, või siis hakkab vaikselt arenema. Eestis täna 2 testijat on siis Duo Raadio grupp, kes ka ise natukene tehnoloogia katsetab, nendel on siis Pärnus ja Tartus on oma siis saatjad ja nad ka tegelevad siis peajaama poolt siis multipleksimisteenusega ja sama programm, mida nemad siis kokku panevad, on siis tegelikult Tallinnas teise multipleksina kättesaadav. Ehk et Tallinna teletornis on siis 2 saatjat, kohe ka siis täpsemalt sellest. See võrk on nüüd siis leviala ulatus, mis on siis arvutuslik meie enda multipleksi ulatuses siis. Ehk et meil siis tänase seisuga on teletornis 2 saatjat, meil on siis Lääne-Virumaal Pehkas on saatja Koerus ja Valgjärvel. Tehnilisemalt kohe siis, ja ütleme siis see peaks olema siis see pilt, mis siis tulevikus on. Ehk et see on 39 detsibel mikrovolti vist meetri kohta oli see vastuvõtu signaali tugevus siin 10 meetri kõrguselt. Ehk et ligi selle, et tänase sellise võrguplaneeringu vaates siis saab ilusti nagu Eesti ära katta siis. Kuid see on niimoodi väliantenni arvestades, sest see detsibelid arv on kuidagi väga väike. See on väliantenn 10 meetri kõrgusel, nii nagu siis sarnaselt siis tänasele analoog FM-i siis vastuvõtu tingimustele. Et siin on nüüd näidatud ära 2 erinevat. See väikesed ringid on siis 66 ja suur on 39. Ehk et ütleme see suur ring, ma just nädalavahetusel nüüd testisin niimoodi, et sõitsin Tallinnast Võrru ja kuulasin seda Raadio 2 Altop, mingi programm oli seal, kuna teda FM-is ei ole, siis ümberlülitust FM-i peale ei toiminud. Nendel programmidel, millel on ka täna analoog, siis FM-is on alternatiivprogramm olemas, sama programm, siis kui taabilevi ära kaob, automaatselt lükkab FM-i peale ümber või vastupidi siis tagasi. See sõltub raadiost, et see ongi see, et kas tal selles levialast, kus oled, on olemas siis FM-i vastand. Aga kuna see Raadio 2 programm on siis ainult siis seal taabis, siis ma teadsin, et ära ümber ei lülitu ja mul oli tegelikult siis kogu selle trassi vältel oli mul autos ilusti signaal olemas. Võin öelda ka, et Tallinn-Tartu on hästi tuleb, Tallinn-Pärnu ei tule. Jah, ei tule. Meil puudub tegelikult, kuna seal ei ole meie saatja ja ma ei tea ka täpselt neid parameetreid, need on vist seal internetis on need olemas, aga et mis antenn ja kuidas Duo Raadio siin siis seda levi nagu tagab praegu. Sagedusvahemik on ikka see sama tavaline FM-i vahemik? Ei, kohe sinna jõuame. Jah. Ehk et jah, see on vana televisiooni siis sagedusvahemik ja seal on need samad siis need vanad kanaliprogrammid siis on veel kasutusel. Ühesõnaga see üks teleprogrammi vahemik on jagatud siis 4. Ehk et näiteks 10 programm on A, B, C, D siis alam siis plokkideks jaotatud. Jah, 209,936 MHz näiteks on siis Tallinna Multiplex 1. Ja need on siis meie saatjad praegu on niimoodi, et Tallinnas see MUX 1, MUX 2 on meil siis Tredessi 600 wattise võimsusega saatjad ja üks on siis vertikaalpolarisatsioonis antenn ja teine on horisontaalpolarisatsioonis. See horisontaal on nüüd suunatud rohkem nüüd linna poole, ehk et Nõmme ja see suund on siis horisontaalis ja see vertikaalantenn on suunatud siis rohkem tegelikult kagu ja ida-kagu poole nagu. Koerus, Pehkas ja Valgjärvel on kasutusel siis Tredessi saatjad ja sagedustest siis veel nii palju või kanalitest, et Tallinn MUX 1 ja Pehka on siis SFN ehk et ühe sageduslikus võrgus sama sageduse peal, nii et kui te sõidate Tallinn siis Narva suunas,
siis kuskil seal peale mis on siis Loksarist või kuskil seal kandis hakkab siis see ümberlülitus toimuma, et kellel autos nagu näitab. Ja teised on siis, teine muks on siis 10D, ehk et on natukene kõrgema sagedusel, ja Valgjärve on siis 8A ja 7A vist oli siis Koeru, jah. Alustasime testimist, oli meil 10 programmi multiplexi peal ja hakkasime siis mängima hästi palju siis erinevate modulatsioonitüüpidega, kodeeringutega, veaparandusprotokollidega ja peamiselt siis kogu see bitrate'i temaatika. Ehk et hästi paljudel oli selle tavalise või esimese põlvkonna taabi kogemus olemas ja teati seda, et kui bitrate on madal, siis heli on ka väga kehv. Nüüdsed testid nagu näitavad seda, et see veaparandustehnoloogia on läinud nii heaks, ehk et tegelikult kui siin meie multiplexis on alla 88 kilobitti tegelikult ei tahaks nagu väga ikkagi nagu keerata. Et siis, ja me proovisime, meil oli siis on ju Klassikaraadio oli ennem Rahvusringhäälingu peal, kes ka kindlasti soovisid, et oleks hästi kõrge bitrate ja proovisime nii 128-st 96-ga, kui seal ka vahepeal korraks oli siis ka 72, siis ütleme see sama, kas ta on 88 või 96, 128, seal enam tava inimesele autos ei ole seda vahet nagu tunda. Jah, kui sul oled väga helitundlik, sul on korralikult kõrvaklapid või korralik helisüsteem, siis hakkavad need asjad seal nagu mängima. See siis on nüüd see teine multiplex, mis on ka Tallinnast eetris, ehk et siin on juba näha, et see on siis Duo Raadio poolt kokku pandud programm ja siin on isegi 48 kilobitised, nii et kui te kuulate, siis võrrelge seda erinevust, et kas tuleb kvaliteedi vahe ja kui suur see siis nagu tegelikult on. Ja seda saab, ütleme see bitrate on võimalik ka dünaamiliselt siis juhtida seal sees, ehk et vastavalt nüüd programmi või siis selle raadio tüübile, ehk et kui sul on juturaadio, näiteks mis on äripäev, või on siis ikka selline korralik klassika või rock, et kus kohast tahaks sellist sisu ja seda, et siis seal on võimalik nagu siis nende bitrate'idega mängida, et selline kvaliteet oleks siis korralikum. Siin on nüüd 4 erinevat või 3 tegelikult erinevat siis saatjakomplekti. See esimene on meil Koerus. Koerus siis on Vigintose toodetud saatjad, kus on siis erguti ja kahe võimendusega analoog ja nüüd tegelikult see, mis ka võimsuse poolest siis suurtesse massidesse tõenäoliselt hakkab nagu paika minema, on see siin tagapeidus olev siis nüüd Valgjärves asuv saatja, mis on siis koguvõimsusega nüüd siis 3 kilovatti, tal on juba 2 ergutit, mis siis on siis selles mõttes dubleerivad 11, 4 võimendust ja 1 on siis veel reservis. Ehk et selline suur räkitäis siis seadmeid ja 3 kilovatti siis on saatjate võimsus. Et sealt see tänane sagedusluba meil on vist kiirgusvõimsuse peale, kui me eksi, oli vist 2 kilovatti, et ta töötab siis väiksema võimsusega ja kohe ma jõuan ka selle Valgjärve antennini, et mis seal see seis praegu on. Siin on näha üks väike lõige on siis see Tredessi saatja, mis oma, ütleme sellise juhtimise poole pealt ja ehituse poole pealt, enda on siis hispaanlased. On ka päris kvaliteetsed, et digitaaltelevisiooni võrgus me kasutame ka siis Tredessi seadmeid. Ja huvitav ongi see, et kõik ettevõtted, kes nagu see kogu siis seda digitaaltelevisiooni ja tugeva võimsusega saatjate parki nagu siis omasid või ehitasid, need siis läksid ka selle digiraadio peale ja hakkasid nagu seda endale tootegruppidesse võtma. Ja ikka. See kõige parem on kapsel taga, et see on trans, lampid. Ikka transid, jah. Ja sellel, jah, antennide poole pealt, et siin on siis need horisontaalantennid, 2 tükki, mis on siis Tallinna teletornis ja mis on siis praegu Valgjärvel kasutusel.
et need sai soetatud tookord, kui oli siis see esimene taabitest siin 2000. aastatel. Ja oligi nüüd huvitav siis võrrelda näiteks sama Tallinna puhul, et ja siis need vibrad on siis toodetud Vigintuse poole pealt, et lihtsalt 2 elemendiga vibrad praegu siis nii Koerus samasugune ja siis ka Tallinnas on siis samasugune, siin on Iru korsten paistab siit läbi pilvede. Et võrrelda, et kas ja kuidas on vastuvõtu poole pealt siis vertikaal ja horisontaal nagu linnas ja autodes nagu on, siis ütleme üks-ühele võrdlust ei saa teha, sest et antennid on erinevates suundades, aga linnas täna kindlasti siis selle multiplex 2 pealt saadetav signaal on paremini vastuvõetav. Et need, või tähendab, horisontaalselt, jah, selles mõttes jah, aga siin on ka see vahet, on suunatud ka meil praegu linna pool. Et kuigi võimsuste pool on nagu sama. Aga noh, kuna võimsused on praegu suht väike, ehk et saatjad on siis 600 vattised, kiirgusvõimsus oli seal alla kilovatti või peaaegu kilovatt, et siis noh, tegelikult mida need testid on nagu näidanud seda, et kogu see levi ulatus on nagu üllatavalt hea. Et seda pilti, et kui me siin nagu algusest joonistasime teda, siis on ju puhtalt siis planeerimisprogrammis, siis tegelikult ma saan kinnitada, et see vastab sellele, mis on reaalne siis vastuvõtt, ütleme autoga sõites siis. Jah, et kui me räägime nüüd Tallinna linnas, kui me räägime näiteks Tartus, siis linna vahel või Tartus sõidad sinna jõe, sinna orgu ära, siis jah, tekivad augud sisse ja hakkab hakkima, aga noh, selle vastu juba siis aitab see, kui ikkagi kunagi päris võrk välja ehitatakse ja näiteks ka Tallinna puhul Kristiina masti siis läheb lisaabisaatja ja seda siis saab seal kasutada. Nii, antennid, jah. Miks digiraadio? Selles mõttes, et ma ei tea, paljud olete kursis, siin sügisel septembrikuus siis toimus üks suurõppus nimega Crevex, kus kohas Päästeamet ja Siseministeerium katsetasid erinevaid ohuteavituslahendusi ja siis nad siin Muuga sadamast evakueerisid inimesi ja hästi suur õppus oli. Ja seal me saime siis katsetada 2 uut tehnoloogiat Levira poolt, ehk et üks oli see sama digiraadio, ehk et digiraadio nüüd lisaks sellele, et sa saad autos kuulata raadiot, annab mingisugust lisavõimalusi. Noh, see, mida te silmaga näete, on see, kui teil on natukene kaasaegsam auto, siis näitab see kanali logot seal peal, siis näitab need laulualbumi pildid seal peal, kui muusika vahetub, erinevad siis metainfo, mis dünaamiliselt sarnaselt RDS-ile muutub. Aga üks asi, mis on siis regulatsiooniga digiraadio protokollidesse sisse ehitatud, on siis see AAS teenus ehk Alarm Announcement Switching, kus kohas kõik siis digiraadio vastuvõtu seadmed teatud signaali saamisel peavad oskama lülituda ennast ümber siis mingisugusele ohuteavituskanalile. Ehk et sisuliselt on see, et kui sa kuulad näiteks Rock FM-i, sõidad autoga, Päästeamet vajutab nuppu ja saadab signaali, et nüüd on vaja evakueeruda mingisugusest piirkonnast, siis autoraadio lülitub sinna kokkulepitud kanalile. Testi raames oli siis tegemist Vikerraadio, klassikaraadio ja peale seda siis ütleme, sealt siis peaks tulema mingisugune juhised või edasised tegevused, et mida ja kuidas tegema. Ja lisaks sellele, et ta lülitab selle kanali ümber, lisaks siis saab ekraanile juba ka teatud teksti siis kuvada, 128 tähemärki vist, kui ma ei eksi, äkki oli see. Ja nüüd erinevalt siis automargist, mudelist, seda täna siis kuvatakse teistmoodi, kuna siis ütleme sellesse standardisse sisse ehitatud ainult see tingimus, et see autoraadio peab lülituma programmi ümber, aga see lisafunktsionaalsus, et näiteks seda teksti kuvada, see on juba lisa siis selle ekraanitootja või multimeediakeskuse tootja enda siis idee ja välja mõeldud, et kuidas seda kuvatakse. Siin näiteks Subaru, kui ma ei eksi, siis Subaru puhul oli niimoodi, et lülitas programmi ümber, me teadsime, et see tekst peab kuskil seal olema, aga sa pidid vajutama seal mingisugust infonuppu kuskil ja siis alles tuli see informatsioon ette. Toyotal, Volvol, Mercedesel, uuematel näiteks väga ilusti kohe viskas
see on Volvo, jah. Et selle kohe, nii kui signaal tuli, kohe plõks oli see programm oli siis, või tekst oli siis loetav. Siin on veel erinevad siis näited, et kuidas see on nüüd vist Škoda äkki. Ja see on natuke vanem siis Subaru seal. Nii et need on nagu need lisafunktsionaalsused, mida siis see digilahendus ja need siis nagu pakuvad. Ja mitte siis ainult nüüd ka raadiod, ehk et kui meil on nüüd juba eetris signaal, me saadame suurtest mastidest suure võimsusel seda signaali välja ja sinna on võimalik nagu kaasa panda mingisugust metainfot või mingisuguseid lisafunktsioone või kas siis peidetud kujul, krüpteeritud kujul, ehk et on võimalik siis üheaegselt teatud hulka ja hästi suurt hulka seadmeid juhtida. Näiteks paigaldatakse nüüd neid ruuporsüsteeme või neid, kuidas see nimetatakse, sireene, jah. Et on olemas lahendused, kus kohas siis sa saadad läbi selle digiraadiovõrgu, saadad teatud protokollid, sireenid on ära adresseeritud, määrad ära, et millised sireenid tööle hakkavad ja saad seda lahendustehnoloogiat kasutada selleks, et siis lülitada seadmed sisse välja. Vilkurid tööle panna, väravaid avada või mingisuguseid infotabloosid linnas siis näiteks tekstiga varustada. Et need on nüüd reaalsed seadmed, mis on siis näiteks Norras välja arendatud ja ka Norra riigi poolt tegelikult kasutusele võetud ja testitakse praegu siis seal need lahendused. Just selle digiraadio lahendustega seda siis proovida. Ma korra veel näitan teile, võtan siit korraks selle veebilehe, et on olemas siis Digilevi lehe peal, on digiraadio alamüksus, kus on kogu info, välja toodud, need samad levialakaardid ja need kanaliprogrammid. Me üritame hoida siin nagu võimalikult adekvaatsena just siis kogu seda tehnilist infot, mis siis kanaliprogrammide ja nimetuste ja erinevate bitrate'ide kohta siis käib. Ja kuna tegemist on testiga, siis ilma hoiatamata võivad tekkidagi katkestused, võivadki muutuda programmid ja nii edasi, et selles mõttes kuulajana praegu võib olla teatud hetkedel ebamugav, aga eks siis tuleb ära kannatada. Aga teile tahtsin näidata seda, et siin on olemas nüüd kuulajate tagasiside, ehk et see kaart. Ja siin kaardi peal siis siin on meil nii meie enda nüüd mõõdistused, kus me oleme siis need autoga teekondasid ära mõõdistanud ja siin kuskile punkti peale vajutades näeb siis tehnilist infot ka, et mis asukoht on ja et mis siin need erinevad vastuvõtuparameetrid on. Aga siin ka siis ütleme tavainimesed saavad siis märkida ära asukohti, et kust kohast nad on signaali kätte saanud, mis seadmega. Ja näiteks nii kui me selle asja käima panime, siis minu jaoks ja ma arvan ka teie jaoks päris huvitav koht oli vot see siin. Ja soomlased võtsid kätte ja ka need näitasid meile, et millise antenniga seda asja vastu võeti. Et ütleme, et ma ei ole võib-olla nii suur ekspert, aga on ju päris muljet avaldav. Et selliste asjadega teda sealt siis korjatakse ja ma vaatan siin, siin on veel ülevalt veel selline ilusamat. Ja siis kerge filter ka siia vahele siis. Nii et siin mingi videosalvestus oli ka, et kuidas ta seda reaalselt siis ikkagi kuulis seal. Nii et kindlasti me nüüd, selle valgerve antenniga siis on see, et kuna see ehitus jäi nüüd nii aasta lõppu, siis praegu on see ajutine, see horisontaalantenn seal, aga sinna on meil olemas juba siis tegelikult see komplekt siis sarnase, ütleme siis selle vertikaal ja
vertikalantenn samamoodi Vigintose poolt tehtud ja seal on neljakorruseline ja 4 suunas, ehk siis mis see on siis 16 vibra siis põhimõtteliselt, et tuleb see selline päris korraliku võimendusteguriga ja et kui see seal nagu nüüd kevadel saab püsti, et siis kindlasti oleks huvitav näha, et mis siis antenni vahe ja see seal nagu hakkab muutuma. Ja edasised plaanid sõltuvad nüüd väga palju siis sellest, mida siis nüüd tellijad jällegi otsustavad, mida riik otsustab ja mis kiirusega nagu siin seda arendust hakatakse tegema. Jah. See võib tasuliseks ka minna. Kuulaja jaoks ei. Reklaam, ikka. Raadio töötab reklaami peal. Televisioon, raadio on reklaam. Ja see ongi üks teema, et need eraraadiojaamad täna, kommertsid, kes omavad üleriigilist levi, nemad ei ole sellest väga huvitatud, sest et nendel on olemas sagedusressurss, kus kohas nad täna pakuvad teenust ja et justkui nagu nendel on see katvus olemas. Küll nad võiks nagu mõelda selle peale, et tegelikult nad saaksid selle teenuse palju odavamalt. Ehk et ütleme siis 14 programmi oli täna siis läbi ühe saatja, et ikkagi see hind läheb ikkagi jagamisele, et me ei küsi igaühe käest nüüd seda sama hinda siis per saatja nagu tänas FM-is oleks. Nii et jah, et see on nagu see, et raadios ja teles on reklaam. Anto? Mul on umbes 3-minutiline analüütiline kommentaar. Et eelmine Taabi tulemine oli selline õhinapõhine, eks ole. Aga hetkel on selgelt kolmnurk ja selle kolmnurga tipud on esiteks kuulaja, teiseks tehnilised võimalused, mis Taab Plussi puhul on natuke paremad, see pakkimine ja üht-teist. Ja kolmas on äri, mis on nagu häbeneda, eks ole. Eelmise tiiru ajal ei olnud seda kontsentreeritud ärihuvi, nüüd on see tekkinud. Mis on muutunud? Kuulaja on muutunud, eks ole. Võrreldes eelmise korraga kõigil on ju taskud iPhone täis, mis tähendab seda, et jooksjad ja need, kes vanasti jooksid mingite kassettmakkidega ringi, eks ole, nüüd nad jooksevad iPhone'idega ja Taabi peale nad ei koli. Nüüd edasi, edevaid autosid on palju saanud. Näis, kas see nüüd automaks muudab seda või ei muuda, mis tähendab seda, et see on täiesti uus kategooria. Et seda eelmise tiiru aeg ei olnud, siis kui oli see tipisaatja, eks ole. Ja nüüd on veel üks asi, vaat see raha. Üks on see, et okei, firma, meil on keegi, kes on huvitatud, kes lükkab seda, aga mure on selles, et ega nende jaoks, eks ole, muks on üleval, selle muksi sisse tuleb kõike toppida. Ja nüüd hakkab 2-3 nurga tipu vahel, kolmas mõjutab natuke, tehnika mõjutab natuke. Nüüd hakkab käima see võitlus, eks ole. Jaa, näiteks minu kõrv on selline, et 128 MP3 ma eristan WAV-ist ära 1-2 sekundiga. Ma ei ole 198-ga teinud. Mina ei usu, et see pakkimine kodeerimine nii hea on. Ma võin teha kunagi loomkatseid, aga see tähendab seda, et melomaanid kukuvad ära. Kõik. R2, millel on lai riba, eks ole, mis kiirgas jube head signaali, jube hea musaga, sellest sõideti üle. Mis tähendab, et turg täiesti, tegeb teistsugune turg, tegevad pisikesed firmad, kes tahavad väikse raha eest 40 kilost riba. Ja see rikub ära kõik ülejäänud, kuna papp hakkab tulema sealt, neid on palju ja kvaliteetne musa keeratakse kinni. Aga muidugi osad asjad on niisama ära rikutud, nagu Kuku raadio on läinud üle, ma ei tea mille peale ja ühesõnaga see on veel liikumises. Ja selle kolmnurga keskel moodustub see parlanks lõpuks. Äkki tuli mõni lisamõte. Tänud. Tõsi. Selle kvaliteedi osas ja bitrate'i osas see kommentaar, et kui see asi nüüd läheb live üks hetk, siis selle testimise tulemusena peab see miinimumtase paika saama. Ehk et tegelikult ma arvan, et seda 48 kilobitist programmi me tulevikus nagu ikkagi ei näe nagu. Ehk et ütleme mingisugune miinimumtase ja kvaliteedi nõuded peavad nagu tekkima siit. Ja see on juba siis koostöös nüüd TTJA-ga, et välja töötada ka, et missugused tingimused ja nõuded nagu sinna peaks tulema.
see, et milline on tarbija harjumus, see, et kas sa lähed autosse täna, paned selle telefoni endal siis juhtmega või juhtmevabalt nüüd siis sinna audiosüsteemi auto küljes ja kuulad siis näiteks või siis mis need toredad Rahvamaa või muud asjad, mis kolisid kõik podcastidesse. Et see ongi inimese tarbimise harjumus, see on muutumises ja eks nüüd otsitakse ka selle testiga seda, et kes on see grupp tegelikult, kes seda täna kuulab. Märtsis on tulemas kohe üks suur üle-eestiline uuring jälle nii digitelevisiooni kohta ja ka siis sinna läheb digiraadio küsimused sisse. Et kui keegi teile helistab, siis palun võtke vastu ja vastake siis küsimustele, mitte ärge saatke kohe siis kukale. Aga eelmise aasta, siis aastatagune samasugune uuring näitas seda, et esiteks testist ja teiseks siis vastuvõtjad omas 1-2% vastanutest, mis oli nagu väga olematu number. Vaadates seda tagasisidet, mis tuleb meie kõnekeskusesse, vaadates seda huvi, mis on tekkinud siis raadiojaamade poole pealt, saab kinnitada, et see protsent sel aastal on ikka väga palju suurem. Eks see on see munakana küsimus, nüüd just kui see kolmnurk hakkab seal kuskil kokku tulema ja tehnoloogia nagu tekkima küpsesse faasi. Nii et, aga jah, meil on vist ajad otsas kõik. Et... Aga nii, suured tänud. Kristel, on mingeid kiired küsimusi? Esiteks, tõesti, vähemalt regionaalsel tasemel ma ka soovitaks SFN-e kasutada, sest näiteks praegu on niimoodi, ma elan, et ma soovitaks vähemalt regionaalsel tasemel SFN-e kasutada, sest praegu näiteks on niimoodi, et kui ma lähen oma kodust Lagujast Tartusse, siis algul ma olen Valgjärve alas, sageduse alas ja siis lähen Tartu levialasse, aga nende duode puhul see ümberlülitus ühelt teisele ei ole niimoodi sujuv, vaid on niimoodi, kõigepealt peab ühel levi ära kaduma, enne kui raadio teise välja otsib. Nii et kindlasti SFN-id oleks väga tore asi. Ja siis teine asi on see, et mul on üks tahab vastuvõtja kaasas, nii et kui kes tunneb huvi, tahab reaalselt proovida, siis otsige mind päeva jooksul üles. Nii et see ka. Aitäh! Tartu Valgjärve kommentaar on see, et seal on kaks erinevat multipleksi ja tegelikult seal vahel, ütleme, seal on samad programmid täna veel kasutusel, aga tulevikus see ei hakka nagu toimuma seda programmi lülitust ja Valgjärve oleks nagu meie mõistes, Levira mõistes oleks nagu üks SFN koos Tartu kindlasti. Ja.